Vana Uno tagasipööramiskaart võib jälle aktiveeruda. Alles paar nädalat tagasi arutasime, miks Valgevene ei olnud Ukraina sõjaga aktiivselt liitunud, hoolimata oma pikaajalisest liiduriigi staatusest Venemaaga ja hoolimata sellest, et palju kaugem liitlane oli juba sekkunud. Aga nüüd ähvardab Zelenski avalikult Valgevenet rünnata, kui Ukraina nõudmisi ei täideta. See on viimane areng, kuna optimismi laine levib läänes edasi. Kuid kas see jääb lõpuks karmiks, kuid mõttetuks jutuks, või hakkavad Ukraina ähvardused tegelikult kuhugi viima? Täna proovime sellele põhjani jõuda. Alustame lühikese ülevaatega Valgevene rollist sõjas seni, keskendudes Ukraina praegusele julgeolekumurele. Seejärel vaatame Ukraina poolt esitatud ähvardust, kas see on tavaline mõttetu odav jutt või võib sellest midagi tõsist välja tulla. Lõpuks keskendume täpsemalt sellele, millised on Ukraina võimalikud valikud ning millised riskid ja eelised igaühega kaasnevad. Aga alustame Valgevene rollist selles sõjas siiani. Ja parim kirjeldus oleks, et mitte eriti palju. Minski kõige olulisem roll oli olla platvormiks 2022 aasta veebruari sissetungile. See väga kitsas osa toimis suurepäraselt. Venemaa tegelik sissetungi läbiviimine aga ei toiminud, mistõttu räägime sellest siiani rohkem kui 4 aastat hiljem. Kindlasti on Kreml otsinud aktiivset toetust Valgevenelt, kuid Lukašenka on neile üleskutsetele vastu seisnud. Igaüks väljastpoolt võib näha, et see sõda on olnud Venemaa jaoks strateegiline kaotus. Seega oleks vabatahtlikult võitlusega liitumine rumal. Rääkimata sellest, et Lukašenka valitsuse vastu on korralik sisemine vastupanu ning viimati, kui olukord üle kees, peletas Venemaa sekkumise oht otsese mässu. Ja pole mingit garantiid, et Kreml suudaks täna sellist toetust pakkuda. See jätab Valgevenele võimaluse pakkuda passiivset toetust, mis on jätkunud palju kaugemale esialgsetest kogunemiskohtadest. Alustuseks on aeg-ajalt teateid, et Venemaa lennutab droone otse üle Valgevene, et rünnata Ukrainat. Nagu näha, muudab geograafia selle atraktiivseks juba ainuüksi kauguse poolest. Kuid siin on ka strateegiline kaitsekomponent. Ukraina panustab nii palju jõudu droonivastaste kaitsete paigaldamisse idas, et Valgevene kaudu mööda hiilimine tundub nutika ideena. See seostub teise Valgevene passiivse toetuse komponendiga, mis on palju paremini dokumenteeritud. Venemaa laseb droone Valgevene-Ukraina piiri ääres. Taas selleks, et vähendada Ukraina suutlikkust nendele sihtmärkidele õhutõrjetule anda. Kuid võib-olla kõige ulatuslikum toetav roll, mida Valgevene täidab, on navigatsiooni ja tulekorrektsiooni pakkumine. Põhimõtteliselt saab Venemaa paigutada Valgevenesse hulga releejaamu. Need jaamad saavad siis suhelda Vene droonidega, kui need lendavad Ukrainasse ja selle ümbrusesse, pikendades sideulatust nende lõppsihtmärkidele lähemale. Need võivad samuti aidata Vene droone, mis satuvad segajate mõju alla ja lendavad Valgevenesse, et oma asukoht taastada ning seejärel tagasi Ukrainasse suunduda. Väljaspool sõjalisfääri on Valgevene aidanud Venemaad nafta rafineerimisel, tootes nii bensiini Venemaa siseturule kui ka diislikütust Vene sõjamasinale. Umbes aastal 2022 oleks see lause tundunud tobedana. Aga kuna Ukraina ei lõpeta kunagi rünnakuid Venemaa nafta rafineerimistehaaste vastu, on see nüüd igapäevane reaalsus. Venemaa vajab abinõudluse täitmisel nii tsiviil- kui ka sõjalisel rindel ning Valgevene on üks väheseid riike, mis saab selle rolli hõlpsasti täita. Viimane märkus selle kohta, mille pärast Ukraina nii väga ei muretse, et veebruari 2022 aasta sissetungi marsruuti korratakse. Muidugi, võib-olla ühel päeval proovib Venemaa seda uuesti. Aga Kreml peaks kõigepealt koondama sinna mehi ja varustust sellistes kogustes, mis oleksid kõigile nähtavad. Ja isegi kui Venemaa proovib midagi salakavalat teha, on piirkonnas nii palju inimesi, kes võiksid üleöö muutuda omakaitseüksuseks, et see strateegia ei oleks niikuinii tõhus. Seega on mitmeid valdkondi, millega Valgevene aitab Venemaad. Aga Ukraina ausana hoidmine teise rinde osas on vaevu märgatav. See viib meid eelmise nädala lõpuni, kui Zelenski esitas Valgevenele ultimaatumi. Ajage Venemaa välja või vaadake, kuidas Ukraina teeb seda Valgevene eest.
lükates sellega Lukašenka väite, et Valgevene pole sõjas, kõrvale. Arvestades kõike muud, mis praegu maailmas toimub, ei pruugi sul olla olnud aega selle üle mõelda, eriti kui sa tarbid peamiselt vasakpoolset meediat. See lugu sai tegelikult rohkem kajastust liini vasakpoolsetes väljaannetes kui mujal, kuid veelgi vasakpoolsemad väljaanded olid selle suhtes märgatavalt vaiksed. Ja isegi kui sa seda lugu nägid, ei pruukinud sa lugeda sellest sama versiooni. Vasakpoolsed väljaanded kaldusid seda esitama loo moraalsete ja humanitaarsete aspektide kaudu, samas kui parempoolsed väljaanded keskendusid pigem Valgevene ja Venemaa geopoliitilistele suhetele. Ma tean neist erinevustest tänu tänase video taaskordsele sponsorile, Crown Newsile. Nad on alati sinu jaoks olemas, tuues sinuni pimeda nurga ehk ülevaate lugudest, mida teatud osa meediamaastikust tähele ei pane. Ja minnes aadressile ground.news/linesonmaps või skaneerides ekraanil olevat QR-koodi, saad Vantage plaani 40% soodsamalt ning pääsed ligi kõigele sellele ja veel enamale. Suur tänu veel kord Crown Newsile tänase video toetamise eest. Igatahes oli näha, et Zelenski mõtles asja tõsiselt. Valgevenel oli ainult 1 nädal aega nõuetele vastamiseks, erinevalt tavapärasest 2-nädalasest etteteatamisest. Aga tegelikult sinu õige esimene reaktsioon oleks pidanud olema sildile osutamine. Ära kuula, mida juhid räägivad. Siin on kõik põhjused bluffimiseks olemas. Kui Valgevene arvab, et Ukraina on tõsine, siis võib ta Venemaa välja tõsta. See annaks Ukrainale täpselt selle, mida ta tahab, ilma et peaks lillegi liigutama, mis omakorda annaks nõrgemale Ukrainale põhjuse oma tugevust teeselda. Omalt poolt ei saa avaldus iseenesest anda olulist teavet, mis muudaks Valgevene reageerimist. Nüüd on probleem meie kaasaegse maailma reageerimises odavale jutule selles, et me oleme sageli läinud teise äärmusesse. Suulised ähvardused ei ole iseenesest valed. Trump ütles seda, seega peab see vale olema, on muutunud omamoodi meemiks, kuid ma muretsen, et liiga paljud inimesed usuvad seda sõna-sõnalt ja teevad seda enda kahjuks, nagu Iraan oleks pidanud meile õpetama. Kõik, mille eest sildi esimene pool meid hoiatab, on see, et asjade ütlemine iseenesest ei anna eriti palju teavet ühes või teises suunas. Ja kui Lukašenka vaatab sildi teist poolt, võib ta hakata muretsema, mis tundubki olevat nii, arvestades tema hiljutisi pingutusi diplomaatiliste suhete soojendamiseks Ukrainaga. Tõenäoliselt oled neid territoriaalse vahetuse numbreid nüüdseks juba tosin korda näinud. Mõned kuud Ukraina edusamme, mis on koondunud Zaporižja piirkonda pärast umbes 1,5 aastat kestnud Venemaa pidevat kontrolli sõja tempo üle. Need edusammud näivad juunis aeglustuvad, kuid suurimaks põhjuseks näib olevat Ukraina kampaania Vene logistika hävitamiseks, kasutades äsja arendatud keskmaa droone. Kas sa tead, milleks need keskmaa droonid veel head oleksid hävitamisel? Kogu see Vene varustus, mis seisab Valgevenes. Siin on veel üks viis olukorda kirjeldada. Diplomaatias püüab iga osapool sageli veenvalt teisele poolele selgitada, milline on mängu struktuur. See on kõigis nendes raamatutes riiulil olemas. Kõited samaaegselt põnevatest ja piinavalt igavatest vestlustest iga rivaaldiplomaadi võimete ja poliitiliste murede üle. Koos kutsetega teisele poolele teha oma uurimistööd, et seda teavet kinnitada. Selles valguses peab Lukašenka oma võimalusi kaaluma. Mitte sellepärast, et Zelenski oleks talle seda öelnud, vaid sellepärast, et õhus on midagi muud. Ja ei ole armastus Venemaa lähivälismaal. Need on need drunid. Ja Lukašenka otsus taandub sellele, mida ta arvab juhtuvat, kui ta ei allu Zelenski nõudmisele. Järgmine küsimus on, mida Ukraina siin tegelikult teha võiks? Need keskmaa droonid muudavad Valgevene ründamise usutavaks. Need ei taga siiski, et Ukraina tahaks selle plaani lõpuni viia. Mis juhtub siis, kui Valgevene kontrollib, kas Ukraina bluffib? Siin on 3 selget võimalust. Üks võimalus on lihtsalt kõrvale jääda ja mitte midagi teha. Teine võimalus on alustada rünnakuid Vene sihtmärkide pihta. Kolmas võimalus on lisada Valgevene naftatarissu sihtmärkide nimekirja. Esimene võimalus on võrdlusalus. Seega ei ole mul sellele palju otseselt lisada, välja arvatud see, et on võimalik, et Zelenski algsed kommentaarid olid puhas bluff.
Samal ajal väidab Ukraina luure, et Venemaa koondab varustust, et kasutada Valgevenet uue droonirünnakute laine eelpositsioonina. Seega on see veel üks argument puhta blufi teooria vastu. Märkimisväärne on see, et osa sellest väitest viitab Valgevene enda sõnadele, et Ukraina valmistub rünnakuteks Valgevene vastu, mis annab kogu sellele olukorrale huvitava ennetava sõjahõngu. Ja vabandust, kui see viimane lause tekitas sinus veidi segadust. Hüppame kolmanda variandi juurde. Naftataristu ründamine oleks huvitav. Naftatuuted on kindlasti kaheotstarbelised, kuid on raske väita, et Valgevene panustab sõjaliselt Venemaa sõjategevusse naftakaubanduse kaudu, vähemalt vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud normidele selles valdkonnas. Samuti on raske näha, kuidas Ukraina suudaks vältida tsiviilohvreid, kui rünnatakse naftataristut. Sellest hetkest oleks Valgevene valmis vastulöögiks. Põhimõtteliselt on Valgevenel olnud kõik põhjused maailmas, et vältida aktiivseks sõjas osalejaks olemist, kuid Ukraina tõmbaks nad ikkagi konflikti kaasa. See toimiks ainult siis, kui Valgevene oleks mingil moel äärmiselt vastumeelne sõtta sekkuma, kuid samas suudaks poliitiliselt jalga maha panna ja sundida Venemaa riigist lahkuma. Ja kuigi ma olen kindel, et Kiievil oleks väga naljakas, kui Venemaa peaks oma õhutõrjet veelgi rohkem Venemaa sees hajutama, siis ma kahtlustan, et see ei oleks seda väärt, kui Valgevene koondaks osa oma vägedest Ukraina vastu. Lihtsalt võrdluseks, Ukraina impordib toornaftat Aserbaidžaanist ja Kasahstanist. Ja värsked uudised, Ukraina kasutab naftat oma sõjamasina jaoks. Kujutage ette, et ühel päeval otsustab Venemaa rünnata nende vastavat naftataristut. Kas nad lihtsalt istuksid ja vaataksid seda pealt? Aga kuidas on Kreeka, Poola, Leedu ja Türgiga, kes impordivad naftatooteid Ukrainasse? Kas nemad võtaksid selle samuti niisama vastu? Kindlasti mitte, vastuseks otsesele rünnakule. See läheks 5. artikli alla. Võib olla varjatud rünnak, sest sellised asjad tõenäoliselt juba toimuvad. Sõda on täis räpaseid saladusi, kas pole? Tegelikult viitab see Ukrainale siin paremale alternatiivile. Sa oled varem Valgevene vastupanuliikumisega koostööd teinud. Miks mitte nendega uuesti koostööd teha uute sihtmärkide kallal? Sobivalt kohtus Zelenski mai lõpus paguluses viibiva Valgevene opositsiooni liidriga, kellel on komme ilmuda ootamatutesse kohtadesse. Tagasi avalikul rindel, siin on olemas ka kesktee. Piirata rünnakud Venemaa sõjaliste sihtmärkidega. Sellel on rohkem potentsiaali, sest pole selge, kas Lukašenko on praeguse olukorraga üldse eriti rahul. Valgevene on olnud sõjaliselt seotud Venemaaga alates Nõukogude Liidu lagunemisest, kuid põhjendus käis traditsiooniliselt vastupidises suunas. Kõik Venemaale suunatud sõjalised ohud peaksid esmalt läbima Valgevene, nii et Minsk sai Moskva arvelt tasuta sõjalist kaitset, sest Vene väed eelistaksid vastaseid peatada Valgevenes, mitte Venemaa piiril. Vastupidiselt varasemale kasutab Venemaa nüüd Valgevenet eelpositsioonina, et minna Ukrainas rünnakule. See võib muuta Minski ainult soodsate olude liitlaseks. Hea meelega mängib kaasa, kui sõda läheb hästi, kuid muutub äkitselt skeptiliseks, kui asjad enam nii hästi ei lähe. Asjad ei ole eriti head. Nii et Ukrainal on siin väga palju võita. Parimal juhul pingestab see liiduriigi suhteid ja Venemaa viib oma väed Valgevenest välja. Reaalsemas stsenaariumis sunnib see pinge Kremlit pakkuma Minskile rohkem, et suhet jätkata. See on ikkagi võit Ukraina jaoks. Parem kui Lukašenka kontrollib miljoneid dollareid, kui et seda teeb Kreml. Halvimal juhul, eeldades, et Valgevene ei taha üldse enda eest seista, jätkab Venemaa süsteemide käitamist riigi sees. Aga nüüd peab ta neid süsteeme kaitsma Ukraina droonide eest. Nii et äkitselt viiakse hulk droonivastaseid kaitsesüsteeme mujale Venemaa kontrollitavalt territooriumilt, jättes sinna veelgi rohkem auke, kust Ukraina droonid saavad läbi pugeda. See on samuti kooskõlas olemasolevate normidega kolmandate osapoolte sekkumise kohta sellesse konflikti. NATO riigid ei luba Ukrainal oma territooriumi kohal droone lennutada. Kõige lähemal sellele on see, kui Venemaa sihilikult segab Ukraina droonide signaale, et need kukuksid NATO territooriumile, lihtsalt kiusamise pärast. NATO ei paiguta isegi droonitõrjesüsteeme Ukrainasse, kuigi paljud Vene lennukid on rikkunud NATO piire. NATO on isegi mõnikord vaadanud, kuidas Vene droonid lendavad tagasi Ukrainasse.
NATO põhiline strateegia on siin hoida sõjast eemale ja seeläbi jääda Venemaa otsesest sõjalisest tegevusest väljapoole. Selles kontekstis on Valgevene rahvusvahelisest normist kõrvale kaldunud, muutes selle õigustatud sihtmärgiks. Ukraina tegevus on mõeldud Valgevene sanktsioneerimiseks ja selle sundimiseks taas normi järgima. Seega ootan ma, et siin midagi juhtub, kui Valgevene ultimaatumile ei reageeri. Riigis on lihtsalt liiga palju sihtmärke, mis 6 kuud tagasi nii avatud ei olnud. Raske on hinnata, kui palju on Valgevenel selles kõiges eelnevalt otsustusõigust. Kui Louis Lukašenka ei oska Putinile ei öelda, siis on see vaid teoreetiline küsimus. Ukraina ja Valgevene vahel ei ole mingit läbirääkimisprobleemi ning see on puhtalt Ukraina ja Venemaa konflikti jätk. Ja me kõik teame, kui hästi on läinud katsed seda konflikti lahendada. Siiski võivad kõik need ohud metatasandil üksteist tasakaalustada. Peameeles see algas sellega, et Ukraina väitis, et Vene üksused ähvardavad Ukrainat rünnata. Need võivad väga hästi jääda sinna puutumatult, kuna Ukraina suutlikkus heidutab nende edasist kasutamist. Vabandust, kui leiad, et kineetilise tegevuse puudumine on pettumust valmistav. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? On jätkuv võimalus, et Ukraina võib võtta aktiivseid meetmeid Valgevene ründamiseks. Käimasolev meediadiskussioon selle üle tuleneb Zelenski kommentaarist, kuid tegelikult peaks keskenduma Ukraina keskmaa rünnakukampaaniale, mis muudab operatsiooni nüüd teostatavaks, samas kui varem see nii ei olnud. Ja ma kahtlustan, et võimaliku rünnaku ulatus oleks piiratum, kui Ukraina praegused ähvardused viitavad. Tänan veel kord Ground Newsi tänase video sponsoreerimise eest. Minge aadressile ground.news/Linz on Maps, et saada Vantage plaanilt suurepärane 40% soodustust. Samal ajal võite minna ka minu teisele kanalile, et saada rohkem teada Ukraina ja Valgevene suhete kohta, mis liiguvad vastupidises suunas. Miks Valgevene pole rohkem teinud? Lisaks on huvitav kõrvalepõige sellest, kuidas see foto sündis. Ja kui sulle meeldis tänane video, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume homme. Hoia end!